Aastaks 2028 peavad kõik korteriühistud looma omale nõuetele vastavad varjumiskohad. Probleem seisneb aga selles, et varjumiskohtadesse panustab riik ainult paari miljoniga. See tähendab seda, et kõik korterites elavad inimesed peavad suures pildis leidma selle raha omast taskust. Eestis on suurusjärgus 28 000 kortermaja. Riiklikele nõuetele vastav varjend on neist ainult ligikaudu 100. Raha ümberehitusteks on korteriühistutel ka keeruline leida. Tundub nagu, et riigi tasandil võetakse nagu otsused vastu ja ühistud on nagu natuke sundseisus. Et nagu peaks nagu tegema, tahaks nagu teha, aga minnes selle nii-öelda rahasooviga nagu üldkoosolekule, siis on ju iga pere, kes seal majas elab, vaatab ju oma rahakotti. Vaatame, mis meil jaanuarikuu kütte ja elektriarved olid, on ju. Inimeste enda vastutus tundub aga täna olevat tunduvalt suurem kui riigi vastutus. Järgmisel 2 aastal jagatakse riigi rahakotist läbi Päästeameti kokku 2 miljonit eurot. Ühele korteriühistule maksimaalselt 35 000 eurot. Andles Jaadla sõnul on huvi toetuse vastu väga suur, kuid kõigile sealt rahapotist paratamatult ei jagu. Ühistud teevad väga palju entusiasmist, vabatahtlikkusest ära, aga tõesti sellele nõuetele vastava varjumiskoha rajamine nõuab ressurssi ja seda raha ühistutel napib. Päästeameti varjumise ekspert Leho Lemsalu sõnul on korterite seisukord täna seinast seina. Senise kogemuse põhjal võivad vajalikud investeeringud ulatuda 5000 kuni 105 000. Päästeameti vaatest ei pea varjendid olema uhked, peamine, et oleks tagatud elementaarsed nõuded. Kõik algab tugevatest seintest ning laest. Seal võivad olla väiksemad aknad, sest piisab nende liivakottidega katmisest. Edasi lähevad nõuded veidi keerulisemaks. Teine äärmiselt oluline on siis see, et kui palju inimesi pannakse väiksesse ruumi, siis nendel on õhku vaja. Ehk siis, et värske õhu pidev juurdepääs on äärmiselt nagu oluline. Ja WC kasutamise võimalus, või pigem käimla kasutamise võimalus, et ei pea olema vesiklosett, vaid kui ikkagi häda on käes, siis saab ka lihtsamate lahendustega neid ära ajada. Ehk siis senikaua, kui on olemas kuiv ja puhas ruum, ventilatsioon ja WC, on Päästeameti jaoks peaaegu kõik linnukesed täidetud. Oluline on veel ka jälgida, et ruumil oleks näiteks 2 sissepääsu. Minister usub, et kes tahab, leiab ka lahenduse. Seda ei pea tegema nagu väga uhkelt ja kindlasti kõikide tulede ja viledega, et alati on võimalik teha üsna lihtsate käepäraste vahenditega ja siis vastavalt nii-öelda maitsele ja võimalustele siis asja edasi arendada. Et jah, ma ütleks, et kõige olulisem ongi see mõtlema hakkamine ja arusaamine, et me peame midagi tegema ja oma võimaluste ülevaatamine. Taro sõnul võiksid need korteriühistud, kes planeerivad oma maju renoveerida KredExi toel, kohe sisse arvestada ka varjendi ümberehituse. Lisaks on tulemas ka kogukondlik meede, kust on võimalik taotleda MTÜ-del ja korteriühistutel raha kriisikindluse tõstmiseks. Korteriühistud loodavad siiski, et elanikkonna kaitse saab lähitulevikus oma osa 5%, mille me panustame riigi kaitsesse. See aitaks investeeringuid senisest paremini katta. Siseminister kusjuures hellitab sama lootust. Kuidas see täiendav rahastus tuleb, eks see on riigieelarve strateegia arutelude küsimus. Et kahtlemata on see üks prioriteete, millega ma sinna arutelusse lähen. Ma näen, et me võib-olla võiks seal nagu ambitsiooni tõsta, aga selle ambitsiooni tõstmisega loomulikult käib ka rahanumber. Päästeameti soovitus on varjendite loomist alustada leheküljelt olevalmis.ee, kus on olemas kõik tingimused. Edasi tasuks ühendust võtta ettevõtetega, kes on nende ehitamiseks pädevad. Väike vihje, et Tallinna munitsipaalpolitsei seal lehel on isegi täitsa nimekiri olemas nendest ettevõtetest ja isikutest, kes siis ise on nagu andnud ennast justkui üles, kes konsulteerivad selle varjumise teemal ja kes siis aitavad nii projekteerida, ehitada.